minu poolt, mina Ivika Mägi siis igapäevaelus toimetangi igatepidi autistlike lastega, et juhin Põhja-Eesti Autismiliitu. Erialalt ise olen sotsiaaltöötaja ja sotsiaalpedagoog, käin koolides, lasteaedades palju sellist juhtumitööd tegemas, kus on autistlikud lapsed, koolitan üsna palju õpetajaid, lasteaiakasvatajaid, spetsialiste, kes töötavad tugiisikutega, lapsevanemaid ja nõustamistööd ja kõike nii edasi. Ja lisaks kõigele olen siis ise ka 6-aastase autistliku poisi ema. Ja miks ma just kuulasin seda eelmist sõnavõttu ja tekkis lihtsalt selline mõte, et mina jälle nii väga tahaks, et tekiks meie koolisüsteemidesse rohkem sellist headust ja toetavat ja armastavat keskkonda hoolimist, et tegelikult me ju kõik teame seda, et agressiivsus ja selline ebaadekvaatne käitumine ei ole mitte nagu põhjus või kellelgi ei ole see loomus, et ongi kuri ja paha, vaid see on juba millegi tagajärg või see reaktsioon millelegi, mis ei sobi, eks ole, selles kooli kontekstis. Ehk siis võiks ideaalis jõuda kogu see elu ja asi meil selleni, et ei olekski sellist agressiivsust ja viha ja kus keegi peab kedagi ründama või keegi ennast kaitsma rusikatega ja nii edasi. Et selles mõttes see võiks olla selline ilus tuleviku nägemus, aga tänasel päeval on nii, et kuna minu valdkond on suuresti seotud puuetega lastega ja eelkõige siis autistlikud ja hüperaktiivsed ja käitumise psüühikahäiretega lapsed, et siis on seda koolikiusamist üksjagu näha, aga samas, kuna ma olen sellega tegelenud nüüd juba vist 4 aastat, et siis ma näen ka seda muutumist juba isegi selle 4 aasta jooksul, et hoopis teised hoiakud on tulnud. Aga et natukene siis ka siin seda teemat avada, leppisime Keiliga siis kokku, et võtame selle autismi teema, kuna autistlikke lapsi tõesti on palju juba tänapäeval, neid tuleb juurde ja tihti aetakse ju segi, eks ole, et need kasvatamatud lapsed seal koolis on sageli hoopis mingi diagnoosiga lapsed, et seal ja enamasti need diagnoosid ongi siis kas autism või hüperaktiivsus, nii et üldse oskaks märgata sellise marakrati taga, et mis seal võib olla, et kas seal võibki olla mingi diagnoos, mida keegi pole osanud diagnoosiks pidada. Ja neid diagnoosimata lapsi on Eestis hästi palju, sest on jäänud nagu arvamus veel, et kui on puudega laps, siis järelikult ongi täiesti sügava puudega laps pikali maas kuskil voodis ja voolikutega toidetakse ja kõik nii edasi, aga et võib ka olla täiesti normintellektiga lapsi, kes ongi tavalaste hulgas ja nende käitumisest võibki jääda see mulje, et need ongi need pahad lapsed lihtsalt, aga tegelikult ei pruugi nii olla. Ja siia pildile ma panin ka selle akna motiivi, sest minu meelest see on hästi nagu palju ütlev, et autismi valdkonnas just öeldakse, et autistlikud lapsed oleks justkui oma maailma kapseldunud ja selle jaoks, et üldse neid panna huvituma meie maailmast, siis võiks alustada ka sellest, et sealt hakata sinna aknast sisse vaatama, kus ta seal, mis ta seal teeb ja ronida ise enne aknast sisse sinna tema maailma ja vaadata, mis seal tema maailmas sees on ja see on ainukene võimalus teda kutsuda siis sealt aknast välja meie maailma, vaatama, mis siin meil toimub, aga mis sageli juhtub, on see, et tahaks, eks ole, käe sisse panna, kratis kinni võtta ja välja tõmmata siia meie maailma ja saa nüüd aru, eks ole, et siin on normaalne, aga et seal sees ei ole normaalne. Et tegelikult see nii ei ole ja autistlikud lapsed sageli oma selles maailmas on väga õnnelikud ja rahul ja nemad tihti ei saa ka aru, et miks nad siia välja hullumeelsesse maailma peaksid tulema. Et autismist siis ma püüan hästi kiirelt üle käia, et kuigi see teema on tõesti pikk, mida võib mitmepäevastel koolitustel käsitleda, mida ma ka õpetajatele, pedagoogidele, igasugustele spetsialistidele sageli teen, aga nüüd nagu kiirelt püüaks üle vaadata need teemad. Et autismi spekter ise on siis pikk ja lai ja sinna mahub igasuguseid erineva nimetusega, et ongi need Asperger sündroomid ja klassikaliselt Conneri autismid ja kõik nii edasi, et palju mitmeid nimetusi, aga põhimõtteliselt on ta üks pikk autismi spekter, kus on erineva raskusastmega autistlikud lapsed ja samuti ka ühe nimetuse sees, näiteks kui me võtame Asperger sündroomi, siis ikkagi on selle ühe nimetuse all ka väga palju neid erinevaid. Ehk siis autistide kohta öeldakse, et kui panna 100 autisti ühte ruumi, siis 2 ühesugust ei leia. Nii et nad on mõnevõrra kõik erinevad, aga tuleneb see sellest, eks, et autism ongi häire, mitte
haigus, mille me saame tabletiga terveks ravida ja nii nagu meie siin oleme kõik erinevad, on ka siis autistid mõnevõrra kõik erinevad. Ja esinemissagedus tõuseb päris hirmu äratavalt iga aastaga ja eelmisel aastal, kui mina oma magistritööd tegin ja uurisin siis üsna süvitsi seda autismi teemat, oli maailma statistika, et üks laps 88 lapse kohta kuni 8-aastased lapsed on autistlik. Ja see arv on tõusnud iga aastaga, et aasta enne seda oli üks laps 100 lapse kohta, aasta enne seda veel oli üks laps 150 lapse kohta, ehk siis viimase 10 aastaga on olnud 70% tõus. Nii et see natukene paneb ka mõtlema, et mis üldse nagu tulevikus saab sellest asjast, et võib-olla läheb 3, 4 ja 8 aastat möödas juba üks laps 2 lapse kohta autistlik, et ei tea. Põhjused on uuritud? Selged põhjused ei ole tänaseni teada, siin on arvatud igasuguseid keskkonnategureid, vaktsineerimisi, sünnitraumasid, kõike, aga on olemas Ameerikas väga põhjalikud autismi uuringute instituudi, kus töötavad väga targad professorid kõik ja ei ole ikkagi täpselt teada, mis seda autismi põhjustab, et see on ka üks põhjus, miks ei ole selget ravi, eks, et ei tea, mis seda täpselt põhjustab. Ja poistel siis esineb sagedamini kui tüdrukutel, ehk siis 4 lapse kohta 3 on poisid ja 1 on tüdruk, et seda on ka minu praktika näidanud, et kui ma olen töötanud meie liidus või ükskõik kus lastega, et siis nii ta on. Autism on siis arenguhäirimist põhimõtteliselt mõjutab inimest niivõrd palju, et kogu see, kuidas autistlik inimene seda maailma, välismaailma, mis on, endasse võtab ja tõlgendab seda, et see on juba teistmoodi kui nii-öelda tavainimestel. See, kuidas ta enda sees selle läbi protsessib oma ajus, selle info kõik, mis talle sisse tuleb, on teistmoodi ja samamoodi siis see, mis ta välja laseb ja see käitumuslik pool ja suhtlemislik kommunikatsioon ja kõik see on teistmoodi kui tavalastel. Ehk siis see on nagu pikk protsess ja kui see on mõelda, et me nüüd ainult seda käitumuslikku osa, ehk see, mida ta nagu välja laseb, hakkame kuidagi muutma või remontima nii-öelda, siis enamasti see ei aitagi ja see võibki põhjustada agressiivsust ja igasuguseid konflikte, et seal tulebki alustada sellega, et nii-öelda sealt aknast sisse minna ja hakatagi uurima kõigepealt, kuidas tema seda maailma sealt aknast sisse, kuidas talle see välismaailm paistab ja kuidas see välismaailm talle sealt aknast sisse tuleb, kuidas tema seal oma toakeses selle läbi töötab ja siis alles saab tegeleda sellega, kuidas ta seda ka nagu välja laseb ja kuidas see käitumuslik pool on. Ja natukene siis ma räägin, et kuna hästi hea oleks, kui kõik inimesed maailmas oskaks tunda ära selliste põhitunnuste, et milline võib olla autistlik laps ja seda nagu märgata, tunda, siis ma räägin sellistest peamistest tunnusjoontest. Küll aga ma kohe ütlen juurde, et nii nagu ma ütlesin alguses, et kõik autistid on erinevad, siis see ei ole niimoodi, eks ole, et me võtame nüüd kõik need tunnused, mida ma tutvustan ja võtame ühe lapse ette ja teeme linnukesed, et see on ja siis on autist, aga kui mõnda ei ole, et siis ei ole autist, et sellist asja ei ole. Ja samamoodi mul on siia toodud üldisemad ja sellised enam levinud, aga neid väiksemaid asju on veel küll ja piisavalt, et mida siin selle poole tunni jooksul ma ei jõua nagu käsitleda. Aga peamiselt siis ongi see kommunikatsioon ja suhtlemisraskused, ehk siis see ongi sellest, et tema juba võtab maailma teistmoodi sisse, tema ajus toimuvad asjad natukene teistmoodi ja seetõttu ka see käitumuslik ja suhtlemine kõik on tal häiritud ja autismi siis nimetatakse nii-öelda sotsiaalseks puudeks, eks, et siis see sotsiaalsus on tal häiritud, et see suhtlemine, kommunikatsioon, kõik see pool on peamiselt siis häirinud. Piltkontakt autistidel võib väga sageli puududa, et tõenäoliselt me oleme kõik oma elu jooksul näinud inimesi, kes üldse ei võtagi piltkontakti, kes kas vaatavad aknast välja maha ükskõik kuhu või siis on teine variant see, et autist võib nagu sulle otsa vaadata, aga ta vaatab nagu läbi sinust, et kes siis autistlike lastega kokku puutuvad, see piltkontakt on hästi spetsiifiline, et selle tunneb ära. Samas on ka jällegi, ma pean kohe ütlema, autiste, kellel üldse ei ole mingit probleemi selle pilgu ja silmsidemega. Mäng on neil erinev ja eriti kui väiksemate laste hulgas vaadata, et lasteealised, aga mäng on ju ka sotsiaalne tegevus, see on ettevalmistus eluks, kooliks, kõigeks, et
et põhimõtteliselt autistikule lapsele väga meeldib omaette lihtsalt mängida seal omas maailmas, oma mänge, neil võib olla väga selles mõttes väga üks-ühene mõistmine, et kui võtta näiteks, ma ei tea, pliiats kätte, mängida, et alla, et siin on telefon ja ma annan sulle, et helista mulle, siis autist võib võtta selle kätte ja öelda, et see ei ole telefon, et see on pliiats. Et siin ei ole mingid puupulgad, ei ole püssid ja kõik nii edasi, et puupulk on puupulk ja pliiats on pliiats ja nii on. Aga samas võib ka olla täiesti teine äärmus, et neil on tohutu fantaasia, et nad võivad selle pliiatsi võtta ja sellel on juba terve kosmose tulnukate maailm ja oma planeet, kus ta elab ja kõik nii edasi. Aga üldjuhul nad eelistavad ikkagi seda omaette mängimist ja omaette tegutsemist ja neil ei ole nagu väga suurt arusaamist üldse sellest, et miks ma üldse peaksin teiste inimestega koos mängima, et iseendagagi on piisavalt teha. Mõnes tegevuses on autistid võivad olla eriti andekad või erihuvid või sellised väga spetsiifilised, et ongi kas mingi arvude maailm ja matemaatikad ja asjad või robotid või mingid spetsiaalsed automarke, lippe, kõike teavad mingid teatud asju, mis on neil tõesti ilmselgelt nagu näha, et oma eakaaslastest pikalt üle. Ja ilmselt olete ka kuulnud, eks ole, andekatest autistidest, maailma kuulsatest Einstein ja kes siin on olnud, eks ole, autistid kõik, aga seda peab ka meeles pidama, et alati ei ole autist selles mõttes geenius või kuskil eriti andekas, et minul on üks 40-aastane sõber autistlik naine, kes siis alles kuskil 5 aastat tagasi sai teada, et tema see eripära, et ta siuke enda meelest nii-öelda nagu imelik on terve elu olnud, on autismi nime kandev asi ja tema ütles, et siis tal oli teist korda see läbikukkumistunne, et lisaks, et sa ei ole nagu nii-öelda normaalne inimene, siis järgmiseks, kui see autism tekkis, siis hakkas kõik küsima, aga milles see siis see geenius või andekas, et ta ütles, et ma pole andekas ka mitte millestki, et autist oled ja andekas ka mitte millestki, eks, et nagu, nii et see ei pea olema nii, et kohe ei tasu nagu paaniliselt hakata, aga samas neil sageli on midagi. Siis meelelundide häired on täiesti omaette teema, et selle ma pikalt ei jõuagi peatuda, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et kõik meie meeled, eks, nägemine, kuulmine, maitsmine, haistmine, et need võivad olla kas ülestimuleeritud, ehk siis nad näiteks, kui siin on päevavalguslambid ja nägemine on ikkagi ülitundlik, et siis päevavalguslamp õbeleb kogu aeg niimoodi natukene, et siis autistile, kellel on ülitundlik nägemine, võib see tunduda nagu pimedas toas, keegi kogu aeg lõpsutaks tuld, eks ole, et kustu kinni, või kui on naha ülitundlik, kus siis selline villane kampsun võib tunduda nagu 100 siili oleks seljas. Ja see võib ka üks suur põhjus olla näiteks klassi või kooli kontekstis, et mõelge ise, eks ole, kuidas oleks istuda tunnis, sul on 100 siili seljas ja keegi klõpsutab tuld kogu aeg ja siis õppi samal ajal matemaatikat, et ei ole eriti vastuvõetav. Nii et selles mõttes on ja alatundlikkus võib olla näiteks valutundlikkus võib sisuliselt puududa, et see teeb ka lapse hästi selliseks riskialtiks ja ta ei oskagi hinnata, kui lööb teisi ja ta ei saa ka aru sellest, et ta valus, sest tal endal ei ole valus. Taju on neil teistmoodi, nad tajuvad ruume ja asju inimesi teistmoodi, sest näiteks nad võivad näha, et ruumide seinad on hoopis sellised lainelised ja võib-olla liiguvad natukene ja neil ei ole nagu sellist selget taju, nagu meil on ruumitaju, et ma enam-vähem oskan hinnata, kui kaugel on see sein, kui kaugel on need seinad, eks ole, ja et see ruum on kandiline, sein on sirge, et sellest tuleneb ka tihti, et mina olen Inglismaal päris palju seda autismi asja õppinud, et Eestis ei ole õppida, Inglismaal näiteks räägiti palju nendest näidetest ja kooli kontekstis, et nad löövad jalaga vastu seina sageli autistlikud lapsed, ja siis sellest on pahandusi olnud, et nad löövad vastu seina, aga tegelikkuses see tulebki hakata kuulama sellest, et ta ei saa aru sellest, kui kaugel see sein on ja milline see sein on ja ta nii-öelda nagu katsub seda seina, et milline ja kus ta täpselt see sein on. Nii et selliseid asju. Siis kõnehäired, et ei pea olema alati autistidel eripärane kõne, aga väga paljudel on ja vahel on ka nii, et kõne on hiljem tulema hakanud, et näiteks 4-aastaselt on alles esimesed sõnad tulema hakanud, aga 15-aastaselt on ta juba kuskil täiesti normkõnega, nii et kui ta on koolis, võib-olla kuskil läheb sinna põhikooli, siis õpetajad ei pruugi teadagi, et on. Aga seal kõnes on ka teatud omapärasid, kõne sageli on neil selline ühe intonatsiooniga, et nad jällegi ei tee seda sellist ilmekust ja väga sellist sotsiaalset kõnet, et nii-öelda ei harrasta, et nii ta on. Ja osadel autistidel üldse ei ole, aga ei tulegi kõnet, et siis nende jaoks on ka omad kommunikatsioonivahendid ja meetodid, kuidas suhelda, pildid ja kõik teemad.
siis neil võib olla oma sellest maailma tõlgendamisest väga palju erinevaid hirmusid, mida meie ei oskagi nagu arvata, et mis võibki olla jube ja noh, tegelikult see ongi mõnes mõttes kõik need taju ja kõik see, kuidas ta selle maailma sisse võtab, võibki juba olla jube, eks ole, kuskile võõrasse ruumi sisse astuda, kui see kõik lainetab või inimesed näiteks tundub, et sulanduvad kõik siia laiali, on kõik laiali sulanud, et siis ja tema peab sinna nüüd sisse astuma, eks ole, kus on palju laiali sulanud inimesi ja lainetavate seinadega tuba, et see klassiruum näiteks võibki tal olla hirmus sinna sisse astuda või siis näiteks, kui ta ühe korra võib-olla autistlik laps, kui tal on kuulmise ülitundlikkus ja ta on tolmuime undamist kardab, siis see võib täiesti vabalt jääda talle nii tugevalt sisse, et kui ta näiteks kuskil poes riiulite peal näeb tolmuimejaid, siis ta võib juba röökida ja minema joosta ja reageerida väga ebaadekvaatselt, et ta kardab nagu seda tolmuimejat, et tal ei ole seda seoste tegemise oskust, et see riivib ja see tolmuimeja tõenäoliselt undama ei hakka. Siis nendel on kõne otsane mõistmine ehk siis sellist sarkasmi ja ülekantud tähendusi, võta jalad selga ja lippa ruttu ära ja neid asju ei ole mõtet nendega kasutada, et nendel ongi see üks-ühele mõistmine ja meie hästi palju tegelikult teeme selliseid asju, et Eesti inimene hästi palju oma olemuselt selline, et ta mõtleb, et teine inimene nagu hiromant, et peab mõtteid lugema, et noh, et me mõtleme midagi välja ja teine juba teab, et me eriti ei kommunikeeri selgelt neid asju ja väga palju konflikte ju tulenebki sellest ja kommunikatsioonihäiretest. Et siis autistiga on ka hästi oluline see, et sa ütled talle täpselt selle nagu välja, mida sa mõtled, et kui ei tohi midagi teha, siis ütledki, et seda ei tohi teha, et mitte nii, et no oled ikka tubli poiss küll, on ju. Noh, tema võibki täiesti rahulgult järgnevalt seda sama asja siis uuesti teha, sest tema võttiski seda sõna-sõnalt, et ta oli tubli poiss, et ta seda pahandust tegi seal. Nii et hästi otse tuleb öelda, mida ta teeb ja samuti neil võib olla ka seda, et mingid asjad, nad lihtsalt ei kuule neid. See läheb mööda lihtsalt, et nad ongi omas maailmas, mingis omas kapslis ja nad teatud jutte või teatud sagedusi või ei kuule. Ja spetsiifilist häälitsemist, pikali viskamist, et neid ka kõike esineb neil ja need on üldised reaktsioonid juba millelegi, et ongi, kas tuleb seda stimulatsiooni liiga palju, et näiteks see tantrum, et ma kasutan, see on ingliskeelne sõna, et eesti keeles tõlgitakse seda jonnihoog, aga ma ei ole nagu sellega päris nõus, et see ei ole see päris klassikaline jonnihoog minu meelest, et ta on nagu selline omamoodi, et ühesõnaga autistidel esineb enamasti kahte sorti seda pikali viskamist, et üks on siis see tantrumilaadne, kus ta viskab pikali, röögib, karjub, pritsib tatti, vehib käte ja jalgadega ja ta võibki vigastada ükskõik kes tema ligi siis sellel hetkel võib minna. Ja teine on siis nii-öelda nagu see meltdown või siuke üles sulamine, et ta lihtsalt sulabki üles sinna ja siis ta ongi selline, et sa võid tõsta kätt või jalgat, ta lihtsalt ongi nagu sült seal maas ja enamasti on autistidel see tegelikult nii-öelda nagu restardi tegemine, et tema jaoks on siis saanud infot või mida iganes liiga palju ja see on põhimõtteliselt, ise nad kirjeldavad seda niimoodi, et see oleks nagu arvuti, mis jooksis kokku ja sa võid ükskõik mis klahvi taguda, aga mitte midagi ei muutu. Ehk siis ta teeb seal nii-öelda seda restarti ja seal ongi vaja hinnata lihtsalt, et kas see on kuidagi ohtlik talle endale või teistele, et mida rahulikumalt lastada, tegelikult see nii-öelda restart seal ära teha, seda kiiremini see kõik möödub. Et kui minna teda rohkem sinna torkima ja segama, siis ta ei saagi seda rahulikult teha. Aga noh, ilmselgelt muidugi tuleb hinnata, kui see juhtub keset näiteks autoteed, eks ole, siis tuleb ikkagi võtta ta seal kaenlasse viia ohutusse kohta, et kuidas siis nagu sekkuda on ka oluline. Aga kui on ohutu, siis tasub lasta ta rahulikult see oma toiming ära teha. Autistid vajavad väga rutiini ja nad ei taha nagu uusi tegevusi, uusi asju. See on peamiselt selle turvalisuse pärast, et kui nad on millegagi harjunud, autistid näevad ka palju piltides, et nende nii-öelda nägemine on selline, et astun sisse ja nii-öelda nagu pildistan need asjad ära ja panen omale pildina selle mälusse. Ja rutiin toetab ka seda, et kui ta ongi pildina selle asja omale mälusse pannud, et siis see peakski nii olema ja kui tema jaoks tähendab nii-öelda, et seda pilti seal segatakse, siis ta peab hakkama uuesti vana pilti ära võtma, uut pildistama, uut panema, et see on väga palju tekitab temas ärevust ja näiteks miks ei ole hea autistide klassiruumi muuta või tema kohta klassis muuta, ongi üks põhjus selle jaoks, et tal ei tekiks seda ärevust, et tal võiks olla algusest lõpuni see üks oma koht ja tegelikult ta tahaks, et ka ülejäänud klassiruum nii-öelda sellest pildis samasugune püsiks.
ja samamoodi eriti autistidele ei meeldi üllatused ja kingitused, et tema jaoks ei ole vahet, et tegelikult see kingitus nagu toob kaasa sellise küll selle positiivse üllatusmomendi, aga mis ei tähenda, et kinkida ei võiks neile, eks, et kui neil sünnipäev, aga nad tahavad tavaliselt ette teada seda, et mis nad siis saavad kingituseks ja siis nad on väga õnnelikud selle kingituse üle, et nii, et sellega tasub ka arvestada, et võib olla selliseid autiste, mina olen päris palju nendega kokku puutunud, kes on väga õnnelikud, kui sa tuledki näiteks selle robotiga ja ta teab seda, et seal on see robot ja sa kingid talle, ta võib selle maailma kõige üllatunum laps olla, kuigi ta teab, et seal on see, aga samas, kui tal on see ammu unistatud robot seal pakis näiteks ja ta ei tea seda, et ta saab selle kingituseks, siis ta võib selle esimeseks lahti rebida ja nurka visata, sest ta ei tule selle emotsiooniga toime, siis ta natuke aega võtab seda omaks, et ta sai selle ammu oodatud asja ja võib-olla siis tunni aja pärast on ta valmis, et ta tuleb ja mängib sellega nii edasi, aga näiteks kinkijale see võib sellist ebamugavat emotsiooni tekitada, et minu kink ei meeldinud. Nii et ühesõnaga võimalikult palju asju ette teada anda neile ja siis sujub ka kõik palju rahulikumalt. Neile meeldivad palju keerlevad, pöörlevad asjad ja näiteks on need ventilaatorid laes või kellad, et see neid rahustab natukene või stimuleerib siis, et kui nad on nagu üle stimulatsiooni saanud ja nad vaatavad mingit pöörlevat asja või jooksvat vett, et see mõjub neile lihtsalt rahustavalt. Ja füüsilist kontakti on nii, et autistid võivad kahte moodi olla, kas nad nagu üldse ei talu, et nad ei taha, et neid puudutatakse üldse, et see võib ka mitme asjaga jälle olla seotud, et kas ta on võib-olla ülitundlik oma nahalt, et tal on tõesti katsud normaalselt, aga tal on tegelikult valus, või on ta ülitundlik lõhnadele, et näiteks teised inimesed tunduvad lihtsalt talle nii intensiivse lõhnaga, et ta ei taha neid enda ligi või mida iganes, aga kui ta eriti on see tüüp, kes ei taha kontakti, siis ei tasu seda ka peale suruda. Ja teine äärmus või teine nii-öelda ots on see, kus nad tahavad, et neid väga nagu kallistatakse kõvasti ja nad istuvad alati tugevalt kellegi vastu ja et nendel on ka erinevaid põhjuseid, aga üks võib olla sageli, et tal on see tunne võib-olla, et tema ise nagu hajub siin ruumist laiali, et ta vajub laiali ruumist ja nendel on nagu väga seda tunnet vaja, et siis nad on kõvasti kinni, nad kas ise siis ronivad kuhugi nurkadesse või kuhugi kasti või kappi ära või diivani vahele või alla või tahad, et kõvasti kinni hoitakse, et see aitab tal ennast või rollib vaiba sisse näiteks ennast või midagi, et siis ta leiab ise selle meetodi, et see aitab temal tekitada seda tunnet, et kui ta on nagu laiali hajunud siia ruumi, et see aitab ta seda tunnet tekitada, et ta tunneb jälle, kui ta on kõvasti kuskil koos, et ahah, nii, siin on minu käsi, siin on minu teine käsi, siin on minu jalg, et ma olen jälle ühes tükis koos, et kui ma olen siin. Ja empaatiast räägitakse palju autistide puhul, et neil puudub empaatia, sest tegelikult on seda teemat viimastel aastatel maailmas väga palju uuritud ja jõutud selleni, ja mina ka oma kogemusest võin seda kinnitada nii palju, kui ma olen autistidega tööd teinud, et neil ei puudu see empaatia, vaid see on väljendusoskuse küsimus, kuna nad ei ole sotsiaalsed, siis nad ei oska seda väljendada, nad ei pea võib-olla isegi vajalikuks seda väljendada, aga nende enda sees on see täiesti olemas, see empaatia. Korduvad igasugused kummalised tegevused, nad võivad ennast õudsutada või nokkida või mida iganes teha, et see siis on ka autismiga, et ikkagi jälle selle rahustamise või enesestimulatsiooniga seotud need käitumishäired, igasugused, mis siis tulenevad, eks, enamasti need siis tulenevadki nendest impulssidest, mis ta väljaspoolt saab ja autism oma olemuselt ei ole selline häire, mis tahaks kellelegi õudselt halba või kurja või ma ei tea, midagi agressiivset väljendada, vaid enamasti see ongi see, et ta tuleb seda nii teistmoodi kogu seda infot sisse ja ta ei tule ise toime selle info töötlemisega võib-olla piisavalt ja siis ta käitubki ebaadekvaatselt väljapoole. Ja nüüd ma hästi kiirelt 1 minutiga käin üle need teemad, et kuidas võiks siis näiteks kooli kontekstis või üldse sellises ühiskondlikus kontekstis, et kui juba nagu arvata või oletada, et üks laps on autistlik laps, et kuidas võiks toetamine olla, ilmselgelt sinna ümber käib ju kõik, eks ole, selline üldisem võrgustikutöö ja kõik nii edasi, aga igaüks meist ise saab ka oma suhtumisega natukenegi teha ja esimene kõige tähtsam minu meelest ongi meeles hoida siis seda, et see laps on laps, kõigepealt esiteks ta on diagnoosiga laps ja mina olen terve, ehk siis palju olen mina kokku puutunud selliste asjadega, et täiskasvanud inimesed pahandavad, et näed, et ta solvas mind või mida iganes tegi või käitus, et siis seal nagu tasub meeles pidada ikka seda sama vana tõde, et mina olen ju täiskasvanud inimene, õppinud, elu kogenud, mida iganes ja tema on laps ja diagnoosiga laps.
aga mis on kõige olulisem minu meelest on see, et isegi kui on juba see diagnoos pandud, et siis mitte liigselt sellega sildistada, et ma olen käinud lasteaedades tegemas neid juhtumitöid, kus on autistlikud lapsed ja näiteks seal ühes lasteaias nimetatiga, et meie väike autistik, et kogu aeg räägiti temast niimoodi, et meie väike autistik ja üldse mitte halvas mõttes ja väga tore personal oli, aga see on positiivses mõttes küll, aga see on ka sildistamine, et tegelikult on tal samamoodi nimi olemas, eks ole, ja ta on laps nagu iga teinegi, igaüks meist on omamoodi ja tema lihtsalt see autistlik laps, et noh, et ei nimetata rühmas, et meie väike paksuke, meie väike punapeake, meie väike autistik, eks ole, et noh, et selles mõttes igaühel on oma nimi ja nii ta on, et ehk siis eelkõige on ka see autist lihtsalt laps ja inimene. Ja ükskõik, mida ta siis teeb, on hea mõista, et tegemist ei ole siis nii-öelda pahatahtlikkusega, et ta tuleb ja ta tahabki halba teha, vaid see enamasti ongi siis kas siis reaktsioon millelegi või oskamatus, lihtsalt see sotsiaalne oskamatus, et ta ei tea, kuidas siis õige on käituda. Ja selles osas siis oleks hea teda aidata ja toetada, kuidas see õige käitumine käib ja autist on seda tüüpi, kellele peaks kõiki neid sotsiaalseid oskusi nii-öelda ükshaaval selgeks õpetama, miks neil on nii palju teraapiaid ja igasuguseid tugiisikuid ja vajalikke toetustegevusi vaja, ongi see, et nemad iseenesest ei ima nagu keskkonnast nii palju külge, kui ütleme tavalaps on lihtsalt tavakeskkonnas ja õpib, vaid autistile põhimõtteliselt on iga asi ükshaaval vaja selgeks õpetada ja ka niimoodi veel ükshaaval, et näiteks kui ta on õppinud selgeks, et sind ei tohi lüüa, et sul on valus, siis seda ta ei tea, et sind ka ei tohi lüüa, seda hakkame otsast peale õpetama, et sind ka ei tohi. Nii nüüd ta teab, et teid ei tohi lüüa, aga seda, et sind ei tohi lüüa, ta jälle ei tea, et hakkab jälle otsast peale, ja see võib kesta aastaid ja nii edasi, kuni ta võib-olla hakkab üldistust tegema, aga võib-olla ei hakkagi, et võib-olla peabki iga kord iga inimesega ükshaaval kõik asjad selgeks õpetama, nii et selles mõttes sellist hästi palju kannatlikkust ja järjepidevust ja rahulikku meelt on vaja autistiga toimetamiseks, aga samas on kõik need, kus on autist saanud seda toetavat suhtumist ja just neid teraapiaid ja kõike sellist, on tulemused alati väga head ja mida varasemast vanusesse toetamine peale hakkab, seda suurem tõenäosus on, et temast saab siis ikkagi toime tulev iseseisev inimene, mida vähem ta neid tõrjumiskogemusi saab. Ja et suhelda, eks ole, otse, selgelt, väljendades selgete sõnadega, lühilausetega ja võtta teda sellisena, nagu ta on ja oluline ka eristada neid erisusi, mis siis nagu ei sega kedagi, eks ole, ja neid, mis siis tõesti nagu segavad või on ohtlikud, et kui ta näiteks seal koolipingis ennast õõtsutab niimoodi ja kui see otseselt kedagi ei sega näiteks, siis las ta õõtsutab, et autistiga on ka see, et tegelikult ka nagu tavalastega me ei saa ühtegi asja lihtsalt ära võtta, et sa ei tohi õõtsutada, et me peame midagi alati siis asemele panema. Ehk siis, kui me võtame selle õõtsutamise näiteks ära, siis me peame mõtlema, miks ta ennast õõtsutas, kui ta ennast sellega rahustas näiteks, et siis me ei saa lihtsalt seda ära võtta, tema rahustatud mehhanisme imestada, oi, miks ta nüüd halvasti käitub, eks. Et siis tuleb asemele pakkuda kas võib-olla stressipalli või mida iganes, kui selles nagu kooli kontekstis ei ole või segab see õõtsutamine võib-olla ja ükskõik mida tegelikult ja samamoodi kõnes on autist ei mõtle ise välja, mida ta tohib teha, ehk siis kui midagi keelata, et ta ei tohi teha miskit, siis tuleb alati öelda sinna otsa ka seda, mida ta tohib teha, ehk siis näiteks ära jookse ei aita veel mitte midagi, et ta võib siis jooksmise korraks lõpetada ja kohe jookseb edasi, sest see on ainuke asi, mida ta suudab ise välja mõelda ja et aga kui öelda, et ära jookse, kõnni palun, siis nad üldiselt hea meelega kõnnivadki, et neile see vastus nii-öelda ette öelda, mida ta tegema peab või mis see on, mida me ootame, et ta teeks, et mitte ainult neid keelavaid, vaid ka seda, et mis see on, mida me tahame, et ta teeks. Ja siis hästi palju nagu meeles pidadagi seda, et temal on tegelikult palju raskem siin ilmas veel olla kui nii-öelda meil, kes me temaga kokku puutume, et meil temaga hakkama saada kõige raskem on temal endal ikkagi, ehk siis maksimaalselt ikkagi proovida teda nagu aidata nendes sotsiaalsetes toimingutes, enda teadlikkust tõsta autismist ja kuidas teda aidata, et seal on väga palju meetodeid, kuidas aidata, et täna siin ei jõua kõike läbi vaadatagi ja ise ka julgeda abi küsida, katsetada, proovida, võimaldada talle siis seda selgust ja rutiini, et mitte muuta neid klassipinke ja igasuguseid muid asju, mis on tema turvatunde jaoks olulised.
ja võib-olla viimase tähtsa asjana ongi see, et ükskõik mida siis autistiga nagu tahta, et kui tahta, et ta hakkab näiteks võimlemistunnis käima korrektselt, et siis see on tegelikult üks väga suur samm tema jaoks, et ta hakkaks oma klassist võimlemistunnis käima ja tema tänane koht on nii-öelda siin, et peab hakkama vaikselt nende tigusammudega liikuma selle eesmärgi poole, mitte mõtlema nii, et me võtame tal jälle sealt aknast kratist kinni ja tõmbame ta sinna võimlemistundi ja siis me imestame, miks ta karjub ja lööb teisi, mida iganes, et see peab rääkida talle väga, mis see tähendab, mida see võimlemistund, siis võib-olla tutvustada võimlemisõpetajaga eraldi, siis võib-olla järgmisel päeval minna seda võimlemissaali vaatama, kui see tühi on, et ta saab seda vaadata ja tutvuda ja nii edasi, et kõiki selliste väikeste sammudega või kui ta ei tee kunstis kaasa näiteks, et siis hakata tutvustama, mis see piitsel on algatuseks, et sest tegelikult, kui me hakkame mõtlema, see ongi üks kahtlane asi, et pulk ja karvad otsas on ja et noh, et ja nii edasi, et hakata teda selliste väikeste sammudega nii-öelda viima selle poole, kus me tahame, et see lõppeesmärk oleks. Nii et vot, sellised mõtted kiirelt võristades hästi palju nüüd. Aga jah, et kui on teil huvi, et siis võite minuga ühendust võtta, et ma teen ka väga palju selliseid pikemaid koolitusi ja käin koolides lasteaedades koha peal ja see teema on väga põnev, millega on hea ennast kurssi viia, kuna kõik me nägime, et see diagnoosimise sagedus kogu aeg tõuseb ja nii või naa, et ei ole pääsu meil ühel hetkel kellegi kuskil mingi kokkupuude ikkagi on autistidega. Nii et jõudu teile ja aitäh!